teeme võtteid, siis meie maja kõrval on siuke ilus mossee. Helenil on natuke ajal ära. Heleni, kas saad midagi rääkida? Heleni ei räägi eriti midagi. Ta tahab jäätist saada, tal on hääl nii ära. Ja sõber Toomas teeb seal Reelsi, Instagrami, üldiselt working on social media, loob väärtust, aitab inimesi parem asjast aru saada. Kontsentreeritud. Ja lähme ostame kohe Helenile jäätist, et isu tuleb ära täita, siis isu kaob ära. Bro, today we have Thai food. Later. Mis sa räägid mulle? Kui me räägime, te tulite siis Tai liidrid tulid meile külla otse Taimaalt. Tulevad vaatavad üle meie villa, sööme koos Tai toitu, teeme muid huvitatud asju ja vaatame, mis veel teha annab siin Dubais. Et ülivägevad inimesed, et kultuur. Külalised tulid. Number 1, Helen Ibast, Tai õlu jääga, jahedalt, otsest sinule. Enjoy. Mida äkki? Kas see toob mu hääle tagasi või? See toob su hääle tagasi just nimelt. See ravim su häälele. Käisin just taskurätikut võtmas. Lähen üles rõdule vist tagasi. Sööme Heleniga seal. Mulle vist kunagi elus nii palju süüa koju telliku siin, et teinekord lihtsalt on suht palav juba, ei viitsi käia kuskile sööma. Siis suht pea iga päev tellitakse süüa koju. Helen on seal. Heleni, mis sa söötsin? Aga Helen ei saa rääkida täna. Helenil on hääl ära, aga sööb Aasia toitu, aga jah. Et jah, Helenil läks siis paadi peal. Läks hääl ära ja pole harjunud siis konditsioneeriga vist. Pole harjunud väga, et siis nüüd on vist ära harjunud. Küll see hääl ka tagasi tuleb, ei ole ära harjunud. Ta jah. No harjub siis ära, igal pool on kont. Isegi näe õues Heleni taga on meil kont. Et siis kui liiga soe on, siis paneme selle isse, siis on okei chillida. Aga igal juhul, väga cool, aga söön ka siis enda toitu nüüd edasi. Mis sa päevitad seal? Ei saa rääkida jah, häält pole. Nojah. Et Helen ootab meid, kui läheme õhtusele ujumiskäigule ja mullikasse. Aga ootame ka Soor Toomast. Soor Toomas siis läheb homme Speini. Ta on vist alumisel korrusel. Enne pakkisime Soor Toomase pakkis oma jalatseid. Ei tea, tas 14 või 13 paari jalatseid, mida iganes oli. Ja tal on üks kott. Üks kott on siis jalatsed täis. Ainult üks kott on siis jalatsete jaoks. Et siis teate, et reisiga siis on stiiliga. Minu arust üks vingemad vaated, ültimisvaated on mul olnud. Öine selline, ülikihvt. Et siin toolis ma istun teine kord. Kiigutan jalga. Loen raamatut. Või niisama vaatan seda täitsa okei vaadet. See ümmargune maja seal otse ees. See on siis, kus see Peeraus või Seven Peeraus, mida iganes veel see oli. Ja seal on siis 7 korrust, 7 korrust, igal pool on siis erineva stiilis restoran, baar ja siis siuke süsteem, et üldiselt väga kihvt, et kui satud näpp oli ees, kui satud sinna Dubaisse, siis kindlasti soovitan sellest kohta minna, et suht chill. Ja see maja on ka vinge, ei tea seda tuletead seisma siis, kui nägin, kui jälle lähtan. Üldjuhul tuled käivad üles, alla. Tundub, et siin ongi niimoodi, et siis kes neid ägeda maa siin ehitavad, nendel on võistlus, et kes ehitab vingema, suurema maja ja kes paneb sellele siis vingema need valgused külge, mis rohkem nagu välja paistaks. Aga igal juhul hästi tehtud, et las võistlevad edasi. Mulle täitsa meeldib ja ma usun, et enamus rahvale, kes siin käib, ka meeldib just nimelt enamus. Et ma tean, mu üks sõber käis ja tema ütles, et kunagi enam tagasi tule. Aga jah, mulle siiamaan istub, aga praegu on veel ikkagi siis juulikuu, et
eks näha oleme, see suvi toob. Kas läheb veel? Keegi kutsub mind sealt. Näed, üks naine. Ja siin on veel hot tub ka veel. Sõõr Toomas, see valmis. Mis sa teed YouTube'i? Tegin YouTube'i. Mis siis lähetad või sinna poole? Oi, sul tuli hea tagasi või? Nii numbsik. Ja siin on siis meie basseiniala. Tähtis. Mees hüppab vette. Sa tulid sealt nii ruttu välja, nagu oleks mingi mega külm. Ei ole jumal soe. Ma tean, mis sa siin nii ruttu välja tulid. Nüüd on brother Toomase kord. Vette. Võrna, stiilipunktid. Kui veest ära käid, siis joos on ikka kohe. Ma usun, jah. Davai. Pommi. Tikku, pommi. That was a nice bomb. Tulime Heleniga Dubai vanalinna. Kuidas Dubai vanalinn meeldib? Ma ei tea, downtown on see vanalinn keskil. Noh jah. Ma ei tea, me oleme 1 meetri liikunud siit, ma ei oska. Leidsime ilusad autodele üles loomulikult. Käisime sportpoes. Minule meeldib see Aston Martin siin. Ja küsin hindas alusehtus ära. Ütles, et natuke 1 miljonit, mis asja. Aga AED-d, seega tegelikult siis jagada 4-ga. Et siis polegi nii hullu tegelikult. Aga jah, luksusautod on teema. Palju valis endal auto välja. Jah, eks ole, Heleni, sul meeldib ka luksusautod. Ja ikka. Kulju juhtis praegu tähelepanu sellele, et vaip on maas. See on avaline koridor. Ülekäigurada. Põhimõtteliselt. Ja ega siin suure tee peal väga neid ülekäiguradasid pole. Sul on hääl tagasi või? Kõik on õhku ehitatud. No enam-vähem hakkab looma. Teadsi, miks see tagasi tuli või? No. Selle jaoks, et ma saaksin... et ma saaksin sinule vastu vaielda. Mitte vaielda, vaid sinuga suhelda. Heleni uus nimi on Särts. Jah, ma Särtsu täiskuga. Sinna keskusesse meil lähme. Jõudsime Kuljuga suurde ostukeskusesse. Ma täpselt ei oska öelda, mis mind siin ees ootab. Väga palju ilusaid asju. Oi, kas sa tahad, et sa soovid täituksid? Sõõrulampi. Taratata, selline hiiglaslik kaubanduskeskus. Ei teagi nüüd, kuhu minna, Anja. Kulju, kus sa mind viid? Oi, raamatupood. Näe palja pisupood, mida paljast meesterpood. Jube head müüki tehakse siin. Kohe, kui me siia keskusesse jõudsime, Kulju tõmmati ühte putkasse, mind tõmmati lõhnaputkasse. Ja nii ilus, nii mesimagus jutt ja ülisiiras ja jube head diilid ja ühesõnaga ülihästi teevad enda tööd ja väga meeldivad inimesed siin. Lõpuks ometi tuleme siit keskusest välja siia, kus on vaatamisväärsus, kus on maisega ei lea ülesse. Aga lahe. Siin on see maja. Siin keskväljakul chillib siis väga palju rahvast. Kus on Heleni? Kus on Heleni? I find you. Lähme nii. Heleniga tahtsime näha seda suurt maja. Maja nagu maja ikka. Ei olegi midagi. Aga lihtsalt julm, kus on rahvast. Mis nad teevad siin? Kõik teevad pilte. Ja siis me peame ka Heleniga pilte tegema. Ma mõtlesin just, et kui käisime Meksikos, et siis seal selle püramiidi juures käis, ma ei tea, kas oli aastas 50 miljonit inimest. Oli võis õige number olla või? Siis ma mõtlen, et kas siin käis sama palju või? Ja käib vähem. Lähen ujuma. Heleni vette.
väga-väga-väga kena. Nüüd läks küll peoks. Ütles, et Dubais ei ole üldse rohelust. Siin on vapsepargid sisse ehitatud, et kes otsib, see leiab. Kulju. Siuksed huvitavad väljakud on siin. Ma olen parim kaameramees, kaamera käib üles-alla, paremale vasakule, aga no siin on lihtsalt nii palju vaadata. Oi, ja näe, milline suur roheline väljak. Sellised lood, et oleme siin Burj Khalifa juures, leidsime ägeda muruplatsi, mina rullin muru sees ja Kulju teeb TikToke ja mina peidan enda nägu maa sisse. Tegelikult praegu mul ei ole isegi häbi, aga nagu enamus olukordades mul on kuidagi seda hundiratast. Vot. Ja ega ma kade ei ole, ma näitan sulle ka seda vaadet, mis mulle siit avaneb. Päris lahe. Täiega mõnus on siin muruplatsil olla, saab akusid laadida ja selline hoopis teistsugune vaade kui muidu parkides. Eks ole, Kulju? Ma leidsin siit luiged ja lilled. Oh my god, ma oleks nagu selles Aladini muinasjutus. Nii lahe lihtsalt. Oh. I very many like it. Kulju, aga ma tahtsin siin pilti saada ju. Mul pole häält ka, et karjuda. Ma teil järgi jooksma. Ja selline uhke ülekäik on siin. Õnneks me pole ainsad influencerid siin. Ma leidsin siit enda poisi üles. Ja, teeb mis pilti. Mul on pilti. Jälle nõuab pilti. Väga ilus ja põnev.